sest et kui naine ei tule välja oma sellest juhtivast rollist, siis nagu mul hiljuti üks klient ütles, tema esimesed sõnad olid, kui ta istus siis tugitooli kabinetis, et ta enam ei jaksa, et naine elab seljas nagu loom. Et siin on ka naistele mõtlemiskoht on ju, et kuidas jätta see töö nii-öelda tööle ja mitte koju kaasa võtta. Ja ka meestel nagu et kui see mees ütles, et naine elab seljas nagu loom, siis on veel mul näiteid meestest, kes ütleb, et naised istuvad kohe selga, kui midagi on. Naised elavad kohe kukil. Muidugi ma olen neile meestele öelnud, et siin tuleb vastutus võtta nüüd enda peale. Mitte naine elab kukil või naine elab seljas, vaid sina lased. Mina lasen endal naisel seljas elada. Aga seal on juba, vaata, meie keeles on juba probleem sees, Martin. Sina räägid vene keelt ka. Kui toimub abielu, siis naine läheb mehele ehk mehe peale. Jah. Vene keeles naine läheb mehe taha. Zamuš on mehe taha. Ehk et nad lähevad nagu hanerivis. Mees näitab suunda ja naine tuleb järgi. Ja see looduses töötab palju paremini kui see, et mehel istub see naine pähe ja siis ta üritab selle naisega niimoodi tasakaalu hoida ja kuidagi teda niimoodi kanda kogu aeg, on ju. Kuni see naine muudkui ütleb, kuidas asjad peavad käima, mis talle meeldib, mis ei meeldi ja mees muutub järjest väiksemaks, lõpuks on selline jalamatt, kelle peale siis püütakse jalad puhtaks, visatakse ukse taha ja võetakse järgmine. Ja see on see kurb tõsielu, kus mehed, need samad naiste pliisijad, need, kes teevad kõik naise eest ära, lõpetavad lõhkise küna ees, lõpetavad üksi. See naine ei jää sellise mehe juurde. Ta võib seal vastu pidada 10, võib-olla heal juhul 20 aastat. Ja see naine ütleb, tead, sa oled nii hea mees, sa oled ideaalne mees, sa kindlasti leiad endale kellegi suurepärase. Aga mitte mina. Ja, aga sorry. Aga miks naised lähevad ära sellise mehe juurest, Martin? Miks naine läheb ära mehe juurest, kes tal kõik ette taha ära teeb? Teeb elu ilusaks, kõik on mugav, maksab kõik kinni, kõik arved kinni, sõidad hea autoga, kõik on olemas. See mees ei tekita temas mingeid tundeid. See ei tekita kirge, ta ei anna närvikõdi, ehk ta ei anna neid tundeid, emotsioone, millest tegelikult naised elavad. Just. See on naiste nii-öelda nagu toit, on ju, et naine saaks olla naine, tal on vaja neid tundeid. Tavaline ühiskonna naine on need muidugi kõik endas hästi alla surunud. Ta enam ei mäletagi seda. Aga kui me selle nii-öelda naise vabastame nendest ühiskondlikest, samamoodi ühiskondlikest ootustest, just. Siis see naine, mis sealt alt välja tuleb, tema tahab siis seda, mis ta siis tõesti tahab. Kogeda. Ehk et kui me vaatame mehed ka ihaldavad tundeid, nemad ihaldavad näiteks adrenaliini. Eriti kui noorem mees, kui ta ei ole ka veel nii palju ühiskonna poolt ära vormitud, siis tema tahab actionit, ta tahab kellegi eest ära põgeneda, tahab kuskilt alla hüpata või kuhugile sukelduda, et tal tuleks adrenaliini kehasse. Naised samamoodi jahivad tunnet, aga mitte adrenaliini. Nemad jahivad sellised emotsionaalsed Ameerika mägesid. Et seal on kirge, seal on korraga hirmu, siis on mingi üllatus, siis järgmisel hetkel on tohutu selline armumise tunne, siis tuleb jälle mingisugune kirg, vot see on tema jaoks Ameerika mäed. Ja seda ei ole vaja, selleks ei ole vaja tõusta helikopteriga kuskile 3 kilomeetri kõrgusele või langevarjuga alla hüpata. Selleks on vaja piisab heast romaanist, kus ta loeb kõik need emotsioonid välja ja kogeb neid enda sees. Nad on selles suhtes palju nagu sisemisemad, nagu sellised nagu tundelisemad. Nad on teistmoodi nagu tunnete kvaliteet. Ja sina mehena, kui sa saad neid naisele pakkuda, kui sa oskad teda üllatada, muutud sa talle nagu traagiks, nagu selliseks sõltuvust tekitavaks aineks. Et need
sellised väga viisakad mehed, nad proovivad iga hinna eest olla naisele stabiilsed. Mida naised tegelikult püüavad vältida iga hinna eest. Ehk siis tegelikult ka naiste vastuolu on ka selle, et neil on seda stabiilsust ju ka vaja. Seda küll. Ja, aga ja nad arvavad, et nad peavad midagi valima. Et kui ma nüüd siis valin selle stabiilsuse, siis ma ütlen hüvasti kogu oma sellise nii-öelda selle ürgnaiseliku osaga. Et ma olen nüüd pereema, kõik on stabiilne ja noh, tšau, paka, kõik see minu see tegelik osa, milline võib-olla ma olin enne seda kooselu või abielu. On ju. Meestel sama. Meestel põhimõtteliselt sama. Samamoodi. See on üliohtlik koht, et see on konkreetne koht, kus inimene võtab ja lülitab selle nupu ümber, ta programmeerib ennast ümber, unustab ühe asja ära ja otsustab, et nüüd elu hakkab olema selline. Ja sealt hakkabki suhte tegelikult nagu allakäik. Ja. Väliselt võib olla ju kõik ideaalne. Sa võid olla kuskil, teised vaatavad, issand, kui ideaalne paarikene läheb. Neil on kõik nii hästi rahuli. Nad ütlevad teraapias niimoodi, meil ei ole mitte kunagi ühtegi riidu. See on esimene märk, et asjad on halvasti. See tähendab, mitte keegi ei väljenda mitte ühtegi oma tegelikku vajadust. Kõik pliisivad üksteist. Ja. Kõik püüavad olema üksteise meele järgi, kodurahu huvides. Peamine suhte eesmärk, et Jumala eest oleks kõik hästi rahulik. Ja see rahulik, aga see toidu nii-öelda maitse hakkab ära kaduma, vürts ei ole, soola midagi ei ole ja ühel hetkel sa lihtsalt ei suuda. Mis siis teha sel hetkel? Või mis ennem seda teha, kuidas seda hetke vältida? No, kõigepealt ma arvan, et peaks sellest üldse nagu teadvustama, et selline moment üldse on olemas, et inimesed nagu teaksid, et see kuhu see viib? Kuhu see viib, et on normaalne olla üksteisega ka eriarvamusel. Jah, just. Et noh, mina näiteks oma kodus ka vahel ütlen, et see, et mina olen eriarvamusel, see ei tähenda, et meil midagi halvasti. See tähendab lihtsalt, et ma sellest küsimuses arvan teistmoodi, sina arvad nii ja see on okei. Me võime endale lubada luksust olla eriarvamusel. Olla erinevad. Jaa. Sest erinevus tegelikult ju tekitab polaarsust, tekitab tõmmet. See, kui me oleme ülisarnased ja kõike teeme ühtemoodi, siis meil mingist hetkest kaob see huvi ära. Et no come on, ma ju tean. Et kas me võime siis kutsuda üles inimesi selleks, et julgege olla eriarvamusel, julgege olla erinevad, aga tehke seda armastades. Ja julgege olla ehedad. Ja. Mina kutsun üles inimesi olema ehedad. Ma kutsun mehi üles leidma endas selle minu enda, mida mina tahan, mida mina elus tahan kogeda. Ja väga suur üllatus võib olla, kui sa vahele räägid sellest oma naisele ja ta ütleb, vau, ma tahan, et sa seda koged. Ehk siis, et kui me ütleme, et ole ehe, siis mõni ütleb, mis see tähendab? Siis me ütleme seda, no ütleb psühholoogilises keeles on see, et olla kontaktis oma vajadustega, ehk siis sina mehena tead, mida sa tahad. Võtame nüüd selle meele järele olija mehe, küsime, mida sa tahad, ta tegelikult teab, mida naine tahab. Aga mida ta ise tahab, ta ei ole 20 aastat mõelnud enam. Ta on kõik ära unustanud, ta on ära kustutanud selle. Ja siis sa pead hakkama, see, mis teraapias näiteks toimubki, sa pead hakkama seda üles sulatama kõike, sa sulatad nagu seda jääkihti seal kuskil lõunapoolusel, on ju, kuni see sulab täiesti ära ja hakkad vaatama, mis sealt siis uuesti hakkab välja tulema. Need vanad soovid, mõned soovid enam ei tööta, sest sa oled juba 20, sa oled 40 või 50, on ju. Aga nüüd sa tahad võib-olla midagi muud. Et sa alustad nagu pisiasjadest uuesti enda üles töötamist, ehk siis oma uuesti vaatama, et mida sa tegelikult elult tahad, on ju. Pisiasjadest, kuhu sa tahad üldse minna, millega sa tahad tegeleda, mis su need hobid üldse olid, mis sa kunagi unarusse jätsid. Hakka uuesti tegelema, võib-olla sa mõne koha pealt saad aru, et et ennem sõitsin lumelauaga, tegin trikke, nüüd sa oled 50, päris nagu võib-olla need trikid nagu nii hästi välja ei tule, kondid enam ka võib-olla pole need, teed vähem trikke, aga teed võib-olla
lähed suusa peale üle, aga mõned mehed lähevad suusa pealt lumelaua peale üle, on ju. Et hakkad uuesti tegema neid väikseid asju, mis sa tahad, on ju. Sõida sinna, kus sa tahad võib-olla sõita, mine mingisugusele üksinda, mingisugusele reisile, on ju. Et see ongi see, et sa saavutad läbi selle kontakti oma, nagu sa ütled, selle ehedusega. Ja muidugi me ei saa öelda, et see on väga ohutu koht, sest ka naine hakkab ju siis oma ehedusega hakkama saama. Ja nüüd te vahepeal olete elanud 10 aastat mitte ehedat elu. Ja te olete natuke muutunud. Ja see on niisugune riskikoht, aga mis võib just väga hästi praegu mõjuda. Ja. Sest see risk, see on ju selline, et mida turvalisem, seda vähem on kirge, sest see turvalisus ei ole põnev. Ja mida ebaturvalisem, see on ebaturvaline, aga seest läheb asi jälle uuesti põnevaks. Hakkab toimima see selline väike jahimehe ja eest ära jooksmise tagaajamise moment. Järsku läheb kõik jälle huvitavaks. Täpselt. No nii, sa oled jõudnud peaaegu lõpuni selle video vaatamisega ja siin on mul sulle üks uudis. Nimelt, kas sa teadsid, et mul on olemas kursus, mis on mõeldud meestele, mille käigus sa õpid tundma naisi, lugema nende emotsioone, mõjutama nende tundeid ja pakkuma neile orgasme. Selle kursuse nimi on Puhta naudingu meister ja sa saad selle 20% soodsamalt, kui sa kasutad all olevat linki. Ja see kursus kestab 6 aega, selle aja jooksul saad sa õppida erinevaid tantramassaaže, seal on tundide kaupa videoloenguid, mille käigus me käime läbi erinevaid emotsioone ja erinevaid situatsioone naistega, mis aitavad sul mõista paremini naiste maailma. Ma soovitan sul alustada selle kursusega juba täna. See pakkumine on saadaval veel kuu lõpuni, seega kasuta võimalust ja liitu kursusega Puhta naudingu meister ja kohtume sinuga juba seal.